mis on organiseeritud, halli värvi ning ilma huumorimeeleta. Saksa okupatsioon. Ning just selle alla oli kogu Eesti märtsi alguseks sattunud. Sakslaste okupatsioonipoliitikal oli üks peamine eesmärk. Nimelt oli Saksamaa sel ajal sõjas Inglismaa ja Prantsusmaaga ning selle pidamiseks oli vaja erinevaid ressursse. Neid üritasidki sakslased Eestist nüüd kokku koguda. Nad võtsid oma tarbeks ära toiduaineid ja muid kaupu ning saatsid need Saksamaale. Tööstusest hoiti käigus neid vabrikuid, mis tootsid kohalikust toorainest sõja jaoks vajalikke materjale ning teistes tehastes tootmine langes ja paljud töölised jäid sissetulekuta. Sõjamajanduse jaoks ei olnud vaja ka Eesti haritlaskonda, kelle hulgas kasvas samuti tööpuudus. Mis sai aga enamlastest, kellel veel hiljuti oli võim Eesti üle? Paljud neist põgenesid Venemaale. See oli hea mõte, kuna paljud Eestisse jäänud enamlased hukati sakslaste poolt või saadeti vangilaagrisse ning nende võimusüsteem purustati. Lisaks enamlastele surusid sakslased maha ka teised vasakpoolsed parteid. Nüüd jäid areenile Eesti parempoolsed jõud ning Balti sakslased, kes mõlemad üritasid jõuda sakslastega maa tuleviku osas kokkuleppele. Sakslased eelistasid Balti sakslasi ning keeldusid tunnistamast Eesti Vabariiki ja saatsid laiali Eesti rahvusväeosad. Selle asemel otsustati ühendada 3 Balti kubermangu ja Riia linn ning luua nendest ühendatud Balti hertsogiriik, mida valitseks ametlikult Saksa keiser, kuid kus võim oleks Balti sakslaste käes. Hertsogkonna võimuorganis Balti maanõukogus oli ette nähtud ainult 12 kohta eestlastele ja 12 lätlastele ning ülejäänud 34 kohta olid Balti sakslaste mõju all. Ametlikuks asjaajamise keeleks pidi hertsogkonnas saama saksa keel. Need sammud muutsid paljud eestlased vihaseks, kuid seda ei saanud valjult välja öelda, sest sakslased olid kehtestanud karmi korra. Tegutses Saksa salapolitsei ning ajalehtedele ja erakirjavahetusele oli kehtestatud karm tsensuur. Isegi rongiga sõitmiseks ja telegrammide saatmiseks oli vaja eriluba. Kõik ametikandjad Eestis määrati Saksa sõjaväe võimude poolt. Maakondi ja suuremaid linnu juhatasid Saksa ohvitserid, kelle juures olid Balti sakslastest nõuandjad. Nende all olid ametkonnad, mille eesotsas oli üks kohalikest mõisnikest ning nende all olid vallavalitsused, mis olid puhastatud vasakpoolsetest. Kuigi hertsogkonnas pidi võim olema teostatud Balti sakslaste poolt, Balti sakslaste jaoks ning saksa keeles ei olnud kuidagi võimalik läbi saada ilma eestlasteta. Balti sakslased moodustasid kõigest 10% Eesti elanikkonnast ning seetõttu tuli osa haldusest jätta paratamatult eestlaste kätte. Vallavalitsuste liikmed ja paljud madalama taseme spetsialistid ning suur osa omakaitse liikmetest olid eestlased. Neid eestlasi, kes pooldasid Saksa võimu, oli väga vähe ja paljud eestlastest ametikandjad toetasid salaja Eesti ajutist valitsust, mis tegutses edasi põranda all. Läbi oma poolehoidjate asus ajutine valitsus moodustama koju tulnud Eesti sõduritest salajast relvastatud organisatsiooni, et olla õigel hetkel valmis võimu üle võtma. Peagi läks seda ka vaja, sest vaatamata Eestist rekvireeritud kaupadele ei suutnud Saksamaa siiski sõda võita ning pidi novembris Antanti riikidele alistuma. Sellega seoses pidid Saksa väed Eestist lahkuma. Võiks arvata, et nüüd taastub Eestis Saksa okupatsiooni eelne kaos ja kerkivad erinevad komiteed ja nõukogud, millest arvestatav osa toetab enamlasi. Seda aga ei juhtunud. Teatud osa eestlastest pooldas endiselt enamlaste võimu, kuid sakslased olid hävitanud nende organisatsiooni ning tähtsamad enamlased olid kas põgenenud Venemaale või olid Saksa vangilaagris. Lisaks sellele olid Eesti omavalitsused puhastatud enamlaste pooldajatest. Seetõttu tunnustasid omavalitsused Eesti ajutist valitsust ning enamlaste mõju jäi tagasihoidlikuks. Eestlased võtsid üle sakslaste loodud administratsiooni ning asendasid seal teenivad Balti sakslased eestlastega ja Eesti riigi esmane haldusaparaat oligi sündinud. Korra loomiseks ja võimu teostamiseks oli aga vaja relvastatud jõudu. Selleks liideti Saksa võimude poolt loodud omakaitseüksused ajutise valitsuse moodustatud salajase relvastatud organisatsiooniga ning moodustati Eesti Kaitseliit, kuhu novembri lõpus kuulus 14 500 meest. Puudu oli veel sõjavägi ning selle loomiseks asusid omavalitsused ja Kaitseliit läbi viima mobilisatsiooni. Enamlased olid end samuti vahepeal tugevdanud ning Venemaal viibivatest enamlaste poolehoidjatest olid moodustatud eraldi väeosad, kes nüüd koondusid Eesti piirile, et sakslaste lahkudes võimu üle võtta. 1918. aasta novembris kontrollis Eesti Vabariik oma territooriumi, kuid riigil puudus sõjavägi. Selle vastu astusid välja enamlased, kellel polnud küll võimu ühegi Eesti piirkonna üle, kuid neil olid tugevad relvajõud. Relvastatud konflikt enamlaste ja Eesti rahvuslike jõudude vahel, mis jäi ära 1918. aasta veebruaris, oli nüüd vältimatu. Nüüd oli Eesti Vabariik aga palju paremas olukorras. Selle seeria esimeses videos tekkis idee luua iseseisev Eesti riik. Teises videos kuulutati iseseisvus välja ning selles videos on riik lõpuks loodud. Midagi on vist nagu puudu. Ükski teine riik Eesti olemasolu veel ei tunnista. Seda, kuidas Eesti võitles endale kätte rahvusvahelise tunnustuse, saab teada järgmisest videost.